Aga siin vaikselt punkte veel tilgub, aga vahe see 30 ilmselt jääb ka, kui Pahv siit järjekordne pallikaotus tuleb. Ja Peep Pahv möllab endiselt. Peep on nüüd Rosenthali peale millegi pärast pahane ja tuleb Peebule teine tehniline. See vist tähendab, et on minek või? On minek. 2 tehnilist viga ja tänase esimese poolfinaali lõppakord on siis see, et see on umbes samal ajal, kui Kuusma eelmine aasta siit minema saadeti ja sama koha pealt ka. Just täpselt. Sul on Janar suurepärane mälu. 2.58 on meil normaalne lõpuni. Nii terav ja tasavägine ei ole kui eelmise aasta finaalis, vahe on 30 punkti, aga vaatamata sellele Peep Pahv on sunnitud minema riietusruumi. No see on asi, millega Peep peab kindlasti tegelema, et vahe on 30, et tõmba nüüd natuke tagasi, muidugi seal Rosenthaliga peale ta väga kuri oli. Tahaks kohe näe, Rosenthal plaksutab ka, vaata. No see on inetu. Peep Pahv, tegite muljet avaldava esimese poolaja. Mis seal teisel poolajal otsustavaks sai? Kas väsimus tuli peale? Mis su esimesed mõtted on? No ma arvan jah, et meil ikkagi Kalev Cramo tõstis kaitseagressiivsust ja meil ei olnud vist piisavalt käike selle vastu ja natuke väsimus ka võib-olla teatud meestele, kes esimesel poole suhteliselt teravad olla, teisel poole enam nii palju ei suutnud, et eks sinna taha jäi. No positiivse poole pealt Christopher Lenk tundub, et selles mehes on sisu ikka palju. Ja muidugi on palju. Me pole kunagi kahetki selles. Ja kui tuleb küsida, mis siis Märt Rosenthaliga, mis jutuajamised olid pingi ees? No Märt tegi asja, mida oleks pidanud kolm meest nagu karistama. No, ta oli ise ka nõus, et see on nende asi, eks ole. Me rääkisime pärast, Märdiks, aga seal pole midagi. No, et lihtsalt ma ei saa olla nagu nõus teatud asjadega, mis siin täna nagu toimusid. No, ja nii ongi. Nii ongi, et see nagu jättis üldiselt nagu positiivse algusega mängule nagu väga kehva jäljena. Aga noh, mis teha? Me olime kehvemad, see on selge. Eks oli karta, et me kukkume laiali, aga teatud asju oleks pidanud niimoodi juhtuma platsi peal nagu juhtus.